tähendab, kui oli vaja täpsemaid arvutusi, vanasti, kui veel arvuteid ei olnud, siis olid, noh, ütleme liitmise jaoks niimoodi käis, sest noh, midagi muud ei olnud ja kui oli vaja korrutada, siis võeti logaritmide tabel, nimelt kahe arvu, kui sa võtad korrutise, ütleme, võtad sellest logaritmi, siis see on kahe arvu logaritmi summa, nii et saab korrutamise taandada liitmisele. Ja nii käiski, olid olemas logaritmide tabelid, suured paksud logaritmide tabelid ja noh, kõik täpsed arvutused, kus ütleme, sellest täpsusest ei piisanud, need tehtigi nii. Liitmised tehtivad niimoodi ja korrutamised tehti logaritmide tabelitega. Aga arvutage selle lükatiga midagi. No, ma tahan näiteks, ütleme niimoodi, panen, ütleme 2, jagan siin, ütleme näiteks 3, no ütleme näiteks 4-ga ja siin otsas ma näen, on tulemus 5 ja see läheb nii automaatselt, kui sa sellega oled juba harjunud, et siin saab, noh, siin üleval on näiteks ruut. Siin on ütleme arv ise, aga üleval on tema ruut. Aga kui ma seda natuke nihutan, siis ma saan seda ruutu ühtesi ka korrutada. Siin on kuup. Nii et üsnaga, siin on palju asju, kui sa seda niimoodi kasutad, saab teha niisugusi, noh, üsnagi, noh, kuidas öelda, mitmekesiseid tehteid suhteliselt kiiresti ja kui on vaja nüüd pikki arvutusi teha, siis me tavaliselt võtsime suured lehed paberid, noh, kirjutasime need argumendi üles ja siis need tulbad järjest täitsime võt selle sama lükatiga. Kui oli lihtsam arvutus, siis pikki vigureid ei olnud vaja, sai tehtud otse kohe. Ja no siin on, võime neid vaadata. Võt selle sama arvutuse jaoks, mis siin on, need toormaterjalid on, ma juhuslikult leidsin üles. Need on siin. Siin on isegi kuupäevad on peal, millal ma seda tegin. Ja siin taga on siis juba graafikud ja kõik nii edasi. Ja nii ta ongi see asi. See oli ju suhteliselt lihtne asi. No enamasti, avastus ongi niimoodi, et tegelikult on vaja seda uut ideed. Ja selle realiseerimine ise on suhteliselt lihtne juba, aga kui sa hakkad selle detaile välja töötama, see võtab pikalt aega. Kui need kaks tööd nüüd ilmusid, see ja meie töö, siis läks lahti, nii nagu öeldakse, teadusrevolutsioon. Ta küpseb pikka aega, ta küpses mitukümmend aastat. Ja alles siis, kui juhtivad, ja no meie muidugi ei olnud juhtivad, aga kui see on nüüd ameeriklased, nemad ka lõid kaasa ja siis otse kohe selle järel tulid siis vastuväited, sest sellele, kuidas öelda, mis see tegelikult tähendas, et ainet on maailmas umbes 10 korda rohkem kui seni arvati. See on täiesti niisugune fundamentaalne murrang kogu mõttemaailmas, kogu kosmoloogiline maailmapilt varem oli ehitatud üles niisugusel teadmisele, et ainet on maailmas umbes 20 korda vähem kui selle paisumise lõpetamiseks. See niisugune teatud tihedus on ainel keskmine muidugi nüüd üle kõigi nende galaktikate laiali pühitud. Kui see paisumine tulevikus kunagi lõpeb, kriitiline tihedus. Ja need vaatlusandmed näitasid varasemad, et ainet on umbes 20 korda vähem, ütleme 5% kriitilisest. Aga meie andmed näitasid, et on umbes 20% kriitilisest. Tegelikult sellest 5% enamus on ka veel tähtedevaheline gaas, galaktikates on sellest veel umbes 10, nii et tegelikult seda tumedat ainet on kaugelt üle 10 korra rohkem kui on galaktikates. Kas siit sündis idee, et universum on tegelikult kärjelisest? See tuli hiljem. Ja kuidas see tuli? See kärjeline ehitus. Me kandsime need oma tulemused ette. Tookord oli nüüd nõukogude juhtivad astrofüüsikud korraldasid talvekoole kord paari aasta tagant, enamasti Kaukaasia kuurortides. Ja need esimesed tulemused, et midagi on korrast ära, seda ma kandsin ette
72. aastal ja vaat selle tulemuse ma kandsin ette 74 jaanuaris. Ja siis ütles tookordne niisugune juhtiv kosmoloog, kellega meil hiljem tekkis väga tihe koostöö, Seldovitš, et vaat olulised tulemused tuleb avaldada olulises ajakirjades ja selle me avaldasime Nature'is, meie esimene töö Nature'is. Aga siis Seldovitš, no tema selle ajal töötas välja galaktikate tekkimise teooriad. Ja kuna nüüd nendel andmetel see tumeaine teda on palju rohkem, järelikult ta pidi olema domineeriv ka universumi arengus, siis ta arvas, et võib-olla meie oskame kuidagi kaasa aidata, kindlaks teha, missugune galaktikate arenguteooria on õige, sest neid teooriaid oli tookord palju, täiesti erinevate nii-öelda stsenaariumide kohaselt ja ei olnud mingisugust võimalust kontrollida, kumb neist nüüd parem on ja kumb neist kehvem on. Ja siis ta pöörduski meie poole, et meie nüüd aitaksime kaasa. Esialgu ei olnud meil udust aimugi, sest me ei olnud kunagi selle asjaga tegelenud. Aga siis meil tuli meelde, et galaktikate endi uurimine on näidanud, ma vaatan, kus see Andromeda siin on, vaat siin ta on. Tähendab, seda me teadsime juba oma galaktikast, et tähepopulatsioonid, nad arenevad väga aeglaselt. Ja põhjus on see, et tähtede omavahelised põrked on väga harvad ja nii nagu populatsioon kunagi tekib, nii ta säilib hästi pikaks ajaks. Teiste sõnadega, populatsioonil on mälu selle kohta, kuidas ta tekkis. Ja nüüd, kui me võtame maailma suuremalt, võtame nüüd juba palju galaktikaid, siis nende asukoht ruumis selgub, nii meie arvutus oli üsna lihtne, galaktikate nüüd juhuslikud kiirused on kuskil ainult paarisaja kilomeetri ümber sekundis, no meile tundub see suur, aga universumi mastaabis on see väike, tegelikult isegi natuke vähem veel. Kui võtame kogu universumi eluea, see on siis praeguste andmeid umbes 13 miljardit aastat, siis galaktika oma sünnikohast jõuab minna ainult umbes sellise kauguse, nagu ütleme meie ja Andromeda vaheline kaugus, natuke rohkem, aga see on üsna vähe. Teiste sõnadega, et kui tekkimise ajal oli olemas nende galaktikate jaotuses mingisugune korrapära, siis see korrapära on säilinud praeguse ajani. Varem arvati, et korrapära ei ole. No ma siin võin ka mõne pildi näidata, vaatame üks hetk. Nii, vaat siin on galaktikate jaotus taevas, tegelikult on siin nii-öelda, see punkti heledus sõltub sellest, kui palju ühes väikses nii-öelda taeva alas, kui mitu galaktikat on. See ühesõnaga, kuidas nüüd öelda, see näitab galaktikate arvu jaotus, kus on heledam, seal on siis galaktikaid rohkem. Oli näha, et üksikud niisugused tihendid, see on nagu galaktika parv siin, seda võiks kirjutada superparveks, aga kui see nüüd kõrvale jätta, siis ta on niisugune üsna kaootiline. Ja kuskil niisugust tühja alasid ei ole nüüd näha. Aga meie teadsime seda, et kui tähendab sünni ajal mingisugune korrapära on, siis see säilib. Ühesõnaga, me hakkasime otsima galaktikasüsteeme. Vaatame, kas galaktikate jaotuses on mingit korrapära või ei ole. See võttis meil mitu aastat aega, aga tulemus on siin järgmisel pildil. Nii, siin on siis näha, see on tehtud niimoodi, et on taevas tehtud niisugune ümber taeva niisugune lõik, see on nagu kuidas öelda, no tegelikult päris täpselt nii ei ole, aga kui me võtame mingisuguse kera, lõikame sealt kihi välja. Tegelikult ta ei ole mitte, ta on niisugune kooniline kiht, sest meie ise vaatame, siis ta on niisugune nagu koonus ümberringi. Ja mis me siin näeme? Need suured laigud, need on
galaktikaparved ja väiksed punktid, need on galaktikad. No siin on näha, et vot on ahelad, eks ole, siin lähevad ahelad ja vahepeal midagi ei ole. Siin jällegi, siin on üks suur galaktika, me nimetame superparv ja eespool ei ole mitte midagi, jumala tühi. Siis need kaks, selgub, et need kaks, mis siin on, need on, ütleme, sellele kihile, see on kaks erinevat kihti. Kihile väga ligidal, need tegelikult need kaks ja need siin tihendid, need kokku moodustavad ühe, nagu me nimetame ka superparv. Ja nende kahe vahel on just galaktikate ahelad. Ja seesama pilt, mis siin on, ameeriklaste andmetel umbes 10 aastat hiljem, siis nad oli muidugi galaktikaid rohkem mõõdetud, see on nüüd siin näha. Kõik need põhilised, kuidas öelda, struktuurid, mis siin näha on, uute andmete järele tulid ka ilusti välja. Teiste sõnadega, see meie tookordne pilt leidis hiljem kinnitust. Ja see ongi see, mida me nimetame rakustruktuuriks. Muidugi praegu on andmeid palju rohkem, sellest mul on üks film, mida võib vaadata, aga tookord 77. aastal, kui me selle kätte saime, siis see on jällegi juhus. Seldovitš tookord tegi ettepaneku, et me peaksime korraldama ühe niisuguse rahvusvahelise konverentsi, sest oli teada, et liiduteadlastel oli väga raske välismaale minna, ainukene võimalus tihedamaks kontaktiks on, kui see konverents on liidu piirides. Ja kuna ta arvas, et Moskvas selle korraldamine on väga tülikas, suur linn ja ka muidu, et meie saame korraldamisega paremini hakkama, et teeme selle Tallinnas. Ja siis me saime rahvusvahelise astronoomia liidu poolt heakskiidu ja see konverents 77. aastal toimus. Vaat seal see raamat, see ongi selle konverentsi kogumik. Ja kui nüüd taheti meie käest, et mis me konverentsi pealkirjaks paneme, siis me alguses mõtlesime, et paneme tumedast ainest, aga siis Seldovitš arvas, et see on liiga niisugune ebakindel, et pakkuge midagi muud. Ja siis ma mõtlesin niisuguse asja välja. Large scale structure of the universe. Ühesõnaga universumi niisugune üldine struktuur või makrostruktuur. Mida see tegelikult tähendab, kui me seda ettepaneku tegime, me veel ei teadnud. Aga siit tuli see välja. Vaat see, et galaktikad ei ole juhuslikult teatud, vaid moodustavad niisugused ahelad, superparved ja nii edasi, see tuli kõik selle konverentsi käigus välja. Ja meie olime 4 ettekannet oli sellele teemale pühendatud, kõigil tulid need tühjad alad välja, superparved tulid välja, aga meie olime ainukesed, kellel tuli globaalne pilt, üldine pilt. Et superparved on omavahel ühenduses, et need galaktikate ketid, nagu siin on näha, et need moodustavad niisuguse, et kokku tuleb välja niisugune katkematu võrgustik. See oli nüüd meie poolt esimene. Ja miks see on oluline? Selgub, et selle struktuuri kuju annab meile informatsiooni selle kohta, missugune on tumeaine osakeste loodus. Nii et need kaks asja lõpuks läksid kokku, kuigi me alguses seda ei teadnud. Neid niisugesi jooniseid me tegime mitte ainult, ütleme, kuidas öelda, niipidi, vaid tegime ka ristipidi. Ja siis, seal tuli ka see struktuur ilusti välja. Aga me tahtsime nüüd päris ruumilist pilti. Ja siis poisid mõtlesid nii välja, sai niisugune paraja suurusega niisugune raam tehtud, seal oli riie, niisugune present ja sealt õiges kohas lasti alla õige pikkusega niidiga niisugused plastmasskerakesed, et need kujutasid siis, ütleme, väikeste galaktikaparvede paigutust. Aga õnnetuseks oli see, et need objektid, mis me valisime just kehvad galaktikaparved, et nende kaugusi oli liiga vähe mõõdetud ja niisugust globaalset pilti, nagu me siin saime, me selle niisuguse mudeliga ei saanud, aga vaat niisuguste piltidega, nagu see siin on, need näitasid selle struktuuri ära paremini. Aga praegu tehakse kõik need asju arvutiga, tähendab arvutis saab panna see näiteks pöörlema see ruumiline, kui arvuti saab seda nii teha ja siis tekib kohe niisugune ruumiline kujutus, mis on ligemal, mis on kaugemal, see on kõik ilusti näha.